Te kõik jätate täiesti tähelepanuta Iraani läbirääkimiskokkuleppe taga peituvat geniaalsust, mis võib järgmistel päevadel kas õnnestuda või mitte. Isegi kui see ei õnnestu, näeme strateegilist muutust, mida keegi ei ennustanud. Viimastel päevadel on enamikus meedias kujunenud üsna ühtne narratiiv. Trump jäi lolliks. Endised ametnikud, kes seda sõda toetasid, ütlevad nüüd avalikult, et kõik, mis saavutati operatsioonis Epic Fury, oli asjata. Et laual olev kokkulepe on nõrk ja et Iraan lahkub sellest tugevamana kui enne. Ja ausalt öeldes, vaadates seda, mida on avalikult raporteeritud, on sellel väitel tõepoolest kaalu. Islamivabariik seisab endiselt püsti. Iraani ballistilised raketid, 10 000 neist, millest mõned on selle sõja jooksul tõestanud, et suudavad tabada sihtmärke Lääne-Euroopas, ei kuulu praegu ühegi käimasoleva läbirääkimise alla. Rikastatud uraani küsimus lükatakse edasi 60-päevasesse ajaraami, mille puhul Iraan on juba avalikult teatanud, et tal pole kavatsus sellest kinni pidada. Miljardid külmutatud Iraani varadest võivad potentsiaalselt vabastatud saada, mis annab režiimile märkimisväärset rahalist leevendust just sel hetkel, kui see hakkas silmitsi seisma tõsise sisemise survega. Ja kui relvarahu välja kuulutati, kuulutasid Iraani riiklikud institutsioonid selle ajalooliseks võiduks, mis tavaliselt ei ole see, mida sinu vaenlane teeb, kui ta on lüüa saanud. Nii et kriitikud ei mõtle asju välja ja osa sellest kokkuleppest on tõepoolest nõrk. Aga nad jätavad täiesti kahe silma vahele suurema pildi, sest taas kord mängivad meie poliitikud 6D malet ja meie alles õpime reegleid. Tere tulemast Miro Kessioni CNS TV-sse. Sukeldume kohe asja juurde. Alustame telefonikõnest, millest meist keegi tegelikult aru ei saanud. Me kõik mäletame aprillikuud, kui Trump seadis esimest korda tähtaja ja Iraan polnud mitte millestki kinni pidanud. Sõjaline operatsioon oli täielikult heaks kiidetud. Me ootasime rünnakut ja siis helistasid Saudi Araabia, Katar ja Araabia Ühendemiraadid Trumpile ühise sõnumiga. Anna läbirääkimistele võimalus, sest kui sa ründad Iraani uuesti, maksame me kõik Iraani vastulöögi eest ränka hinda ja me lihtsalt ei saa endale seda praegu lubada. Trump üllatuslikult taandus. Tol hetkel tundus see üsna süütu, aga siis tuli teine kõne mais, kui veelgi suurem rünnak oli heaks kiidetud ja planeeritud järgmiseks päevaks ning seekord helistasid Pakistani armee ülem ja peaminister, kellele järgnesid kohe samad Pärsia lahe riikide juhid, edastades sama sõnumi sama kiireloomulisusega. Trump taandus jälle. See on natuke kummaline. Nüüd võiks arvata, et nende riikide raha tegi nende ees töö ära. Aga taaskord jätsime kõik märkamata, mida Trump tegelikult tegi. Kuid enne kui selleni jõuame, proovime mõista, mida Iraan arvas end tegevat, kui ta kogu selle sõja vältel Pärsia lahe riike sihtis. Sest see oli Iraani poolt näiliselt kummaline valik keskenduda nii tugevalt riikidele, kes polnud tegelikult üldse seotud USA ja Iisraeli pingete eskaleerumisega. Mis on selle loogika? Iraan teadis, et Saudi Araabia, Katar ja Araabia Ühendemiraadid olid majanduslikult liiga haavatavad ja poliitiliselt liiga nõrgad, et ise sõjaliselt vastata. See rikub nende turismitööstuse ja tabab neid naftasektoris, mis teeb haiget. Seega oli arvestus neid piisavalt tugevalt rünnata ja piisavalt hirmutada, et nad survestaksid Ameerikat Iraani nimel pommitamist lõpetama. Kasutada Pärsia lahe riike puhvrina Teherani ja Washingtoni vahel. Tegemist oli tegelikult läbimõeldud strateegiaga ja see töötas 2 korral täpselt nii, nagu Iraan selle kavandas. Aga kas see oli see võit, mida iraanlased arvasid? Ei, sest ilma seda mõistmata mängisid nad otse Trumpi kätte. Sest siin on see, millega Iraan ei arvestanud. Iga kord, kui need Pärsia lahe juhid helistasid Trumpile ja palusid tal tagasi hoida, näitasid nad talle täpselt, kui meeleheitlik nende olukord oli, öeldes talle kõige otsesemal moel, mida nad temalt vajavad ja kui väga nad seda vajavad. Saudi Araabia Ras Tanura rafineerimistehas, üks suurimaid naftatöötlemisrajatisi maailmas, oli pommitatud. Kuningriik teatas 33,5 miljardi suurusest esimese kvartali puudujäägist. Nende majandused on tõsistes raskustes ja nende linnad on raketiohu all. Ja hoolikalt hoitud neutraalsus, mida need riigid olid aastakümneid hoidnud, on pidevate Iraani rünnakute all täielikult kokku varisenud. Kui Pärsia lahe riigid avaldasid Trumpile survet, andsid nad talle tegelikult hoova. Sest kui sa tead midagi sellest, kuidas Trump läbirääkimistel tegutseb, siis tead, et see teene võlg on tema jaoks kõik. Ja nad hatsid selle talle. Kui Trump postitas pühapäeval 25. mail Truth Socialis, et Iraani lepe oli suures osas läbi räägitud, oli selle teadaande sees midagi, mida lääne meedia peaaegu täielikult oma publikule selgitamata jättis. Ärme räägi sellest, et praegu on see leping veel väga kaugel sõlmimisest, mis pole üllatav, kuid selle üksikasjad ajavad paljud inimesed segadusse ja šokeerivad neid ning neist on tõesti oluline aru saada. Ta kuulutas kohustuslikuks, et iga riik, kes on selle leppe raamistikus osaline, ja ma räägin Saudi Araabiast, Katarist, Pakistanist, Türgist, Egiptusest, Jordaaniast ja Bahreinist,
peab samaaegselt allkirjastama Abrahami kokkulepped, mis on normaliseerimise ja rahuraamistik Iisraeli ja Araabia maailma vahel. Seda hakkame kohe põhjalikumalt selgitama. Ja siis, mis võib olla kõige julgem diplomaatiline avaldus aastakümnete jooksul, kutsus ta liituma ka Iraani, öeldes, et oleks au, kui Iraan oleks osa sellest, mida ta nimetas ainulaadseks maailmakoalitsiooniks. Ja sellele keskendusid kõik, kui hullumeelne Trump jälle on. Iraan Abrahami kokkulepetes, ma mõtlen Islami Vabariik, mis on alates 1979 aastast kuulutanud Iisraelile surma, kelle kogu välispoliitiline identiteet põhineb seisukohal, et Iisraelil pole õigust eksisteerida. Kutsuti allkirjastama rahuraamistikku Iisraeliga, hinnana selle eest, et lõpetada sõda, mille Islami Vabariik peab hädasti lõpetama. On ilmselge, et ta räägib Iraani rahvaga, julgustades neid taas vabariiki kukutama ja end vabastama, lõpetades kokkuleppega Iisraeliga. Aga selle palve jultumus jättis nende riikide esindajad nähtavasti nii šokeeritult vaikima, kui ta seda neilt nõudis. Ma mõtlen, kas sa kujutad ette seda telefonikõnet? Rahukokkulepe Iisraeliga rahu vastu Iraaniga. Olgem nüüd milleski selged. Türgi ei kirjuta alla ja Iraan Islami Vabariigi võimu all samuti mitte. Ei, me arvame, et Trump teab seda väga hästi. Läbirääkimiste alguses maksimaalse võimaliku nõudmine on viis, kuidas tagada, et see, mida sa lõpuks saad, näib mõistliku kompromissina, mitte tohutu muutusena, mis see tegelikult on. Ta ei sihi neid riike, vaid hoopis Saudi Araabiat, Pakistani ja võib-olla Katari. Ja miks see siis nii oluline on? Selle selgitamiseks peame mõistma, mis Abrahami kokkulepped tegelikult on. 2020 aasta septembris kirjutasid Araabia Ühendemiraadid ja Bahrein Valge Maja murul alla täieliku suhete normaliseerimise lepingutele Iisraeliga. Maroko ja Sudaan järgnesid ning kogu seda protsessi hakati nimetama Abrahami kokkulepeteks, meie ühise esiisa järgi juudi, kristlikus ja islami traditsioonis. Selle tähtsus on tohutu, sest Araabia maailma seisukoht on olnud viimased 75 aastat alates Iisraeli asutamisest 1948 aastal järjekindel. Ükski Araabia riik ei tunnustanud Iisraeli, vähemalt mitte enne, kui oleks loodud Palestiina riik. Me mäletame, et Egiptus murdis selle reegli 1979 aastal ja see oli suur asi. Jordaania tegi seda siis 1994 aastal, kuid järgmised 26 aastat ei liitunud keegi teine. See tundus olevat aktsepteeritud seisukoht. Ja siis murdsid Abrahami kokkulepped kogu selle loogika, mis oli seda seisukohta seni hoidnud, sest need riigid vaatasid oma tegelikku olukorda ja otsustasid, et nende tõeline strateegiline probleem ei olnud Iisrael, see oli Iraan. Ja et Iisrael juhtus olema riik, kes oli kõige enam pühendunud sellele samale ohule vastu astuma, mida nad ise vaikselt meeleheitlikult püüdsid ohjeldada. Järgnev oli erakordselt oluline. Iisraeli ja Araabia Ühendemiraatide kaubavahetus kasvas sisuliselt nullist $4 miljardi aastas 5 aasta jooksul. $36 miljardi suurune maagaasitehing Iisraeli, Egiptuse ja nende amerikaniseerunud partnerite vahel sai teoks. Eraettevõtete tehnoloogia investeeringud kokkuleppe riikide vahel kasvasid ühe aastaga 431%. Ühisettevõtted tehisintellekti, küberturvalisuse, põllumajanduse ja kaitsevaldkonnas said uueks tavaks. Sageli jäetakse tähelepanuta see, et Araabia riigid ei teinud Iisraelile teene, kui nad allkirjastasid lepingu. Nad soovisid juurdepääsu sellele, mida Iisrael oli üles ehitanud, sest Iisrael, mis on New Jersey suurune riik ilma naftata ja vaenulike naabrite keskel alates oma loomisest, oli kuidagi suutnud saada üheks tehnoloogiliselt kõige arenenumaks riigiks maailmas. Need riigid mõistsid, et Iisraeli vihkamine ei olnud hind, mida tasub maksta võrreldes kõigi nende eelistega, mida nad lepingule alla kirjutades võiksid saada, eriti Saudi Araabia jaoks, mis püüab oma Visioon 2030 programmi kaudu üles ehitada kogu naftajärgse majanduse ja on pühendunud $100 miljardi investeerimisele, et saada ülemaailmseks tehnoloogiakeskuseks, ei ole juurdepääs Iisraeli innovatsioonile lihtsalt diplomaatiline viisakus. See on miski, millest nad on olnud 75 aastat ilma jäetud ja mida nad tõesti päriselt siiralt vajavad. Kuid kokkulepete sügavam tähendus ei olnud tegelikult kunagi ainult majanduslik. Oluline oli see, mida see tähendas Iraani jaoks. Iraani mõju Lähis-Idas pole kunagi olnud ainult sõjaliste võimete küsimus, kuigi need võimed on tõelised ja tõsised. Kõige aluseks, mida Iraan piirkondlikult teeb, võime värvata, koguda raha, destabiliseerida naaberriikide valitsusi ja kujundada end juhina, keda tasub järgida. Põhineb poliitilisel ja usulisel narratiivil, mille kohaselt on moslemimaailm ühtne Iisraeli tagasilükkamises ning Iraan on selle seisukoha õiglane eestvedaja. Ja et iga Araabia valitsus, kes liigub Iisraeli poole, reedab islami eesmärki.
see lugu, see väljamõeldud lugu annabki Iraanile piirkondliku mõjuvõimu, värbamiskanali ja sisemise õigustuse kulutada oma rahva ressursse aastakümneid väliskonfliktidele, mitte riigi enda arengule. Ja on oluline märkida, et see ei ole seisukoht, mida jagatakse kogu islami ulatuses. Islami teadlaste seas on olulisi hääli, kes on juba ammu väitnud, et vaenulikkus Iisraeli eksistentsi suhtes on poliitiline konstruktsioon, mitte tõeline usuline nõue. Ja need hääled said usaldusväärsust juurde, kui normaliseerumine osutus võimalikuks ja midagi katastroofilist ei juhtunud. Kuid mida enam see arvamus muutub tavapäraseks, seda enam muutub Islamivabariik üleliigseks ja just seetõttu Iraan otsustas sellele vastu astuda. Enne 7. oktoobrit 2023 oli Saudi Araabia ja Iisraeli rahulepe väidetavalt vaid nädalate kaugusel allkirjastamisest, raamistik oli paigas ja tagakanalid töötasid aktiivselt. Yahya Sinmar ütles seda avalikult 5 päeva enne rünnakut, et Saudi Araabia ja Iisraeli suhete normaliseerimine edeneb märkimisväärselt ning just seda tuleb peatada. Ja siis käivitas Hamas selle, millega me kõik oleme kahjuks tuttavaks saanud. 7. oktoobri rünnak oli kalkuleeritud operatsioon, mida planeeriti üle 2 aasta vastavalt Gaza tunnelitest leitud dokumentidele. See oli spetsiaalselt kavandatud selleks, et hävitada Saudi Araabia ja Iisraeli kokkuleppe poole liikumise hoog, muuta Iisrael taas moslemimaailma silmis agressoriks ning muuta normaliseerimine poliitiliselt võimatuks ühelegi moslemi juhile, kuni Gaza põleb. Hamasi taga oli Iraan, mitte selle konkreetse rünnaku puhul, vaid üldiselt. Selle koordineerimine, ressursid ja strateegiline suund olid olemas, sest see pidi võitlema, et hoida Palestiina küsimust elus ning sellega hoidma normaliseerimise võimalikult kaugel, kuna normaliseerimine tõestab, et Palestiina küsimus ei ole enam esiplaanil. Kui Saudi Araabia oleks allkirjastanud Abrahami kokkulepped, oleks see tähendanud kõige selle lõpu algust, millele Islamivabariigi eksistents on rajatud. Kui islami pühimate paikade kaitsja otsustab, et Iisrael ei pea olema vaenlane, kaotab Iraan põhjuse, mis on õigustanud tema eksistentsi revolutsioonilise riigina 45 aastat ning igasugune juhtimispretensioon lihtsalt kaob. Sest Saudi Araabia on Araabia maailmas tohutult tähtis. Seetõttu kasutas Iraan Hamasi, et peatada Saudi Araabia kokkulepe 2023 aastal. Kokkulepe kukkus läbi, järgnes sõda. Ja mõnda aega näis, et Iraan oli olukorda tõhusalt juhtinud. Kahjuks eksisid nad rängalt. Nüüd, et saada neile nii hädasti vajalikku kokkulepet, nõuab Trump Saudi Araabia kokkulepet lisaks Pakistani, Katari ja kogu moslemi maailma kui hinda sõja lõpetamise eest, mille nad alustasid 7. oktoobril. Selle irooniat on tõesti raske üle hinnata. Ma mõtlen, see on kõigi aegade matt. Lihtsalt selguse huvides, Iraan ei olnud see, kes õhutas Hamasi seda sõda alustama. See oli Hamasi enda otsus, kuid Hamasi rahastas Iraan ja ideoloogiad on samad. Miks siis just Saudi Araabia, Pakistan ja Katar on välja valitud? Saudi kuninga ametlik tiitel on 2 püha mošee hoidja, Mekka ja Medina kaitsja. Ja see usuline autoriteet, mis ulatub 1,8 miljardi moslemini üle maailma, on erinev kõigist teistest poliitilistest positsioonidest võib-olla kogu maailmas. Ma mõtlen, võib-olla võiks seda võrrelda paavstiga. Saudi Araabia normaliseerimislepingu allkirjastamine Iisraeliga ei tähendaks lihtsalt ühe riigi lisamist diplomaatilisse nimekirja. See oleks avaldus sunniitliku moslemi maailma kõrgeimalt usuvõimult, et konflikt Iisraeliga on läbi. Ja et moslemi maailma tulevik ei põhine selle võitluse jätkamisel. Ning väide, et kogu moslemi maailm toetab Iraani vastupanu, lihtsalt ei pea selle valguses paika. Ma ütleksin, et see on üsna märkimisväärne, rääkimata sellest, et nad ütlevad, me oleme selle Palestiina küsimusega lõpetanud, see on meid kõiki ära väsitanud. Pakistanil on hoopis teistsugune tähendus, sest Pakistan ei ole Araabia riik, aga see on 240 miljoni elanikuga moslemi riik, maailma 5. kõige suurema rahvaarvuga riik ja ainus moslemi enamusega tuumariik. Ja selle passidele on alates 1948. aastast olnud tempel ei kehti reisimiseks Iisraeli ilma ühegi katkestuseta 77 aasta jooksul. Kui Pakistan allkirjastab, saadetakse signaal igale moslemi enamusega riigile maailmas, alates Indoneesiast ja Malaisiast kuni Bangladeshini ja Lääne-Aafrikani, mitte ainult Araabia riikidele, öeldes selgelt, et viimast 77 aastat määratlenud konsensus on lõppenud. Ja Pakistan on alati privaatselt öelnud, et kaaluks liikumist ainult siis, kui Saudi Araabia astub selle sammu esimesena, sest Saudi Araabia heakskiit annab teistele moslemiriikidele poliitilise ja religioosse katte järgimiseks, mis tähendab, et Saudi Araabia allkirjastamine ei too kaasa ainult Saudi Araabiat.
See võib potentsiaalselt avada tee kõigile teistele, kes on seda signaali oodanud. Katar on kõige keerulisem juhtum, kui oled seda piirkonda juba mõnda aega jälginud. Sest Katar pole mitte ainult aastaid majutanud Hamasi poliitilist juhtkonda, vaid on ka rahastanud Palestiina rühmitusi ja infiltreerumist lääneriikidesse. Ja kogu Katari piirkondlik identiteet on üles ehitatud suhete hoidmisele kõigiga ning püsivate poolte valimata jätmisele, kuid samal ajal on kulisside taga edendatud väga ohtlikku ideoloogiat. Kui Katar allkirjastab Abrahami kokkulepped, siis riik, mis andis Hamasile kodu, on ametlikult normaliseerimiskokkuleppe raames Iisraeliga. Isiklikult arvan, et Katar on Iisraeli vaenulik riik ja seda tuleks ka ametlikult nii nimetada, kuid see oleks väga kummaline pööre mitte ainult Iisraeli, vaid kogu lääne jaoks. Kas Katar teeks avalikult teatavaks, et nad muudavad oma strateegiat? Mind huvitaks seda näha, aga miks peaks ükski neist riikidest alla kirjutama? Aus küsimus on, miks ükski neist riikidest kaaluks seda nüüd, kui nad pole seda teinud aastakümneid, ja vastus ei ole Ameerika diplomaatiline surve ega ka mitte muutunud seisukoht Iisraeli suhtes. Vastus on selles, mida Iraan nende riikidega sõja ajal tegi. Jällegi, iroonia. Aastakümneid oli Iisraeli vastu seismine nende valitsuste jaoks tegelikult kuludeta. See tõi kaasa usulist ja poliitilist poolehoidu. See hoidis ära, et Iraan neid otseselt sihikule võtaks. See ei nõudnud kunagi tegelikult midagi teha ega kellegagi võitlemist. Palestiinat said nad toetada kõnedes, ilma et see oleks nende elu või majandust mingilgi olulisel moel mõjutanud. Aga Iraan ründas neid ikkagi. Saudi rafineerimistehased, Araabia Ühendemiraatide linnad, emiraatide infrastruktuur, laevandus Pärsia lahes. Iraan jätkas rünnakuid isegi vaherahuperioodidel, kui droonid tabasid AÜE tuumaelektrijaama Serva väidetava vaenutegevuse pausi ajal. Need valitsused avastasid selle sõja käigus, et nende neutraalsus ei kaitsnud neid tegelikult millegi eest. Nii et küsimus, mida nad nüüd küsivad, ei ole enam see, kuidas jääda erapooletuks, vaid kuidas tagada, et nad ei satuks enam kunagi sellisesse olukorda. Ja selle küsimuse praktiline vastus hõlmab ametlikku liitumist julgeolekuarhitektuuriga, mis on kõige paremini loodud Iraani heidutamiseks. Nendes kokkulepetes ei ole kohustust Iisraeli ees sõdida, ei ole midagi, mis meenutaks NATO-laadset kohustust. Kuid kui Iraan tulistas 2024 aasta aprillis Iisraeli pihta, 300 drooni ja raketti jagasid Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid vaikselt radari jälgimise andmeid ja aitasid Iraani rakette tõrjuda, tehes seda nii salaja kui avalikult, kuid järgmisel hommikul eitasid seda. Kuna Iisraeli suunas liikuvad Iraani raketid lendavad üle Saudi Araabia õhuruumi, siis nende tõrjumine on sama kaitseoperatsioon, olenemata sellest, millise riigi pihta nad on suunatud. Geograafia muudab selle üheks probleemiks, mitte kaheks eraldi probleemiks. Ja Iisrael aitas Araabia Ühendemiraate selle hiljutise Iraani sõja ajal, kaitstes neid ja andes neile tehnoloogiat droonide vastu kaitsmiseks. Me teeme koostööd. Formaliseerige see ühise sõjalise juhtimise integreerimise, ühiste raketikaitsesüsteemide, luurevõrkude ja küberkaitsekoostöö kaudu. Ja selle tulemusena tekib koalitsioon riikidest, keda ühendab ühine strateegiline huvi takistada Iraanil piirkondliku ülekaalu saavutamast. Ja see koalitsioon, kuhu kuuluvad Saudi Araabia usuline autoriteet, Pakistani tuumastaatus ja Pärsia lahe riikide majanduslik kaal, koos Iisraeli sõjalise ja tehnoloogilise võimekusega kujutab endast heidutusjõudu, mis on põhimõtteliselt erinev kõigest sellest, millega Iraan on varem silmitsi seisnud. Iisraelile vastuastumine olukorras, kus Ameerika liitlassüsteemil on oma keerulised poliitilised mõõtmed, on üks arvestus. Kogu selle riikide grupi vastuastumine, koalitsiooni vastu, mida ühendab ühine arusaam sellest, mis Iraak tegelikult on ja mida ta tahab, on hoopis midagi muud. Ja vahe selle ning USA kui liitlase vahel on tohutu. Aga sellest räägime kohe edasi. Kuid kõige selle all on India Lähis-Ida-Euroopa majanduskoridor, IMEC, kavandatav infrastruktuuri ja kaubatee, mis ühendab India Euroopaga läbi Araabia Ühendemiraatide, Saudi Araabia, Jordaania ja Iisraeli. See on loodud konkureerima Hiina vöö- ja teealgatusega. Ja Iraanist möödasuunamine muutub võimalikuks ainult laienenud normaliseerimisraamistiku sees. See tähendab, et majanduslikku ja julgeolekuarhitektuuri ehitatakse ühe tervikuna, mitte kahe eraldi asjana. Sest Iraani kontroll Hormuzi väina üle on probleem, millest kõik saavad aru, et see vajab lahendamist. Kuid selline rahulepe võiks potentsiaalselt ka selle probleemi lahendada. Seega, kas lepe oleks Iisraelile kasulik, on küsimus, millele peame vastuse leidma, sest see ei ole sugugi nii lihtne. Lühiajaliselt ei ole see lepe Iisraelile eriti hea. Lihtsalt öeldes tähendab Islamivabariigi olemasolu seda, et Iisrael on ohus.
Iisrael soovis, et Islamivabariik võimul kõrvaldataks ja sellesse sõtta kaasati märkimisväärne Ameerika sõjaline võimekus, mida Iisraelil endal ei ole. Ja režiim on endiselt alles, nende ballistilised raketid on puutumatud ning neil on võimalik saada märkimisväärset rahalist leevendust. Ja ei, Iisrael ei kontrolli Ameerika välispoliitikat. See oli Trumpi otsus, mis tehti Ameerika majanduslike ja poliitiliste kaalutluste põhjal ning Iisrael on selles suhtes noorem partner. See hetk on selle väga selgelt välja toonud. Netanyahu peab nüüd selgitama Iisraeli avalikkusele, kes toetas seda sõda ja soovis, et see läheks kaugemale, miks see võib niimoodi lõppeda. See ei ole mugav olukord kellelegi, kes on kogu oma poliitilise identiteedi rajanud Iisraeli julgeoleku kaitsjaks olemisele. Aga, ja ma rõhutan seda, pikemas perspektiivis on olukord tõesti teistsugune ning see nõuab millegi aktsepteerimist, millega paljudel inimestel on raske leppida. Iisraellased pidid seda tegema Hamasiga kaasas ja nüüd võivad nad olla sunnitud seda tegema Iraaniga. Islamivabariik on revolutsiooniline ideoloogia, mis on põimitud kogu riigi aparaati, Iraani revolutsioonikaardiväkke, haridussüsteemidesse ja riigi usulistesse struktuuridesse. Ja 45 aastat Ameerika survet, sanktsioonide, atentaatide, küberrünnakute ja sõjaliste operatsioonide kaudu pole seda lõpetanud. 6 nädalat pommitamist pole seda lõpetanud. Tuumarajatisi võib hävitada, kuid need ehitatakse uuesti üles. Üksikuid juhte võib kõrvaldada, kuid uued tulevad asemele. Iga administratsioon, kes on püüdnud Islamivabariigiga toime tulla, on lõpuks lahkunud, jättes selle endiselt püsima. Mingil hetkel lakkab see üllatamast ja muutub lihtsalt oluliseks teabeks selle reaalsuse kohta, mida peame aktsepteerima. Küsimus on selles, mida tegelikult teha ohuga, mida ei saa lihtsalt füüsiliselt kõrvaldada, sest see on ideoloogiline. Ja vastus, mille poole Donald Trump näib püüdlevat, on luua piirkondlik olukord, kus Iraan muutub strateegiliselt isoleerituks seninägematul moel. Kus Mekka eestkostja ja maailma ainus moslemi tuumariik on ametlikult Iisraeliga rahus. Kus riikide koalitsioon, kellel on oma põhjused Iraani ohjeldamiseks, on ühtne selle piirkondlike ambitsioonide vastu ning kus poliitiline narratiiv on selline, et kogu moslemi maailm seisab selle taga. Iraani vastupanul pole enam publikut, sest moslemi maailma kõige autoriteetsemad hääled on liikunud täiesti vastupidises suunas. Selline koalitsioon, mis on rajatud ühisele strateegilisele huvile ja väga sügavale arusaamale sellest, millega nad silmitsi seisavad. Mitte Ameerika surve, vaid omaenda heidutusvahendid, mõjujõud ja piirkondlik legitiimsus pakuvad pikaajalist kindlustust võimaliku Iraani taasjõustumise vastu. See ei sõltu sellest, kes parasjagu Ameerika president on, mis on selle sammu täiendav geniaalsus. Lähis-Ida sõltuks oma julgeolekus Lähis-Idast endast, mitte USA-st, mis on mitte ainult Trumpi ajal osutunud vahel väga kõikuvaks. Trump on kogu selle aja mõelnud pikaajaliselt ning vaadates tulevikku ja jälgides, kuhu Ameerika avaliku arvamuse tuuled puhuvad, on ta otsustanud, et vaja on midagi konkreetsemat kui lihtsalt Ameerika toetus Iisraelile. Kui Iisrael jätkab oma sõjalise sõltumatuse suurendamist Ameerika Ühendriikidest, annab see talle suurema vabaduse tegutseda omaenda ohuhinnangu põhjal. Pärsia lahe riigid, kes jagavad Iisraeliga arusaama sellest, mida Iraan tegelikult endast kujutab, võivad leida end üha enam selle võimekusega samal poolel olevat, mitte sellele vastu seismas. Ja mis veelgi olulisem, Iraani tulevik ei sõltu ainult sellest, kas Ameerika mõistab ohtu, vaid pigem neist inimestest, kes teavad, et see on tõsi. Siin on see, mis teeb selle hetke tõeliselt oluliseks, kui vaatame kogu pilti sellest, kuidas see kokku tuli. 2023 aastal kasutas Iraan Hamasi, et hävitada Saudi Araabia ja Iisraeli rahulepe, mis oli allkirjastamisest vaid nädalate kaugusel, käivitades juutide vastu kõige rängema veresauna pärast holokausti. Just selleks, et peatada araablaste ja iisraellaste suhete normaliseerimine ning säilitada oma positsioon moslemi vastupanu juhina. See töötas. Lepe oli kadunud. Sõda järgnes ja Iraan võitis endale aega. Kuid sõda, mille vallandas 7. oktoober, kasutatakse nüüd hoovana, et nõuda midagi palju suuremat kui see lepe, mille ärahoidmise nimel Sinvar oma elu andis. Kuigi kajastus keskendus sellele, kas Trump mängiti relvarahu üksikasjades üle, taaskord relvarahu, mis tõenäoliselt osutub tarbetuks, on kujunemas hoopis pikemaajaline arvestus. Üks, mis põhineb arusaamal, et Islamivabariik ei kao lihtsalt üksnes sõjalise jõuga. Ja selle sõjaga loodud maksimaalse surveaken oli võib-olla ainus hetk, mil oli võimalik saada midagi püsivat riikidelt, kes olid lõpuks piisavalt meeleheitel, et seda tõsiselt kaaluda. See on Iraani tegu. Kas see töötab?
Me oleme ausalt öeldes kokkuleppe sõlmimisest veel väga kaugel. Iraan taganeb juba eelmisel nädalal antud lubadustest. Katar on aastaid ja tohutuid ressursse kulutanud selleks, et luua piirkondlik identiteet, mis põhineb just sellisest joondumisest, eristumisel. Ja Saudi Araabia seisab praegu silmitsi 99% sisemise vastuseisuga normaliseerimisele. Ja ma ei usu, et Iisrael tormaks entusiastlikult ametlike partnerluste poole riikidega, kes veel hiljuti rahastasid tema vaenlasi. Praeguse olukorra ja selle vahel, mida Trump kirjeldab, on tõsised ja keerulised sammud ja see võib täiesti laguneda. Kuid küsimus on tõepoolest muutunud. Islamivabariik on idee ning ideed ei lõpe sõjaliste kampaaniate tõttu ja selle reaalsusega leppimine, mitte selle vastu võitlemine, näibki olevat selle pikaajalise mängu tegelik eesmärk. Koalitsiooni loomine riikidest, kellel on kõik põhjused Iraani ohjeldada, on teistsugune vastus samale probleemile, millele kõik muud vastused on juba 45 aastat alla jäänud. Ja kui see ongi olnud kogu aeg selle eesmärk, kui see ongi olnud plaan, mis kogu relvarahu läbirääkimiste, meediatsirkuse ja Trumpi enda liitlaste kriitika taustal tegelikult käis, siis jääbki ainult üks küsimus. Mis tal veel plaanis on? Mina olen Aira Kei ja kohtume järgmisel korral.